tere, armas teadliku koeraomaniku lehejälgija. Koera pidamine ja koertega suhtlemine tundub imelihtne, aga võta käpast, alati ei olegi. Ja täna ma ajan juttu oma hea sõbra ja Tartu koeraomanike koolitaja Kristiina Mägiga. Me tihti räägime omavahel koertest ja täna me räägime ühel väga spetsiifilisel teemal, treenimise edukuse teemal. Tere, Kristiina! Tere, tere! Rõõm siia olla. Mul on tunne, et hästi paljud, ka sinu kliendid on jõudnud sinu juurde selle mõttega, et saaks nüüd koera korda, et teeme nii, et ta ei haugu, kui külalised tulevad või et ta ei uriseks laste peale või siis saaks jalutada nii, et ta rihmast enam ei tõmbaks. Ja paljud inimesed hindavad koera treeningu edukust siis küsimusega, et kas loom teeb nüüd seda, mida mina tahan. Kas see on hea mõtteviis? Ma veel lisaksin tegelikult siia juurde, et mitte ainult, et kas koer teeb seda, mida nüüd on vaja, vaid et kui kiiresti koer hakkab tegema seda, mida me tahame või siis lõpetab siis selle soovimatu tegevuse. Ja see on, selles mõttes on täitsa arusaadav, eks ju, et kui me otsime abi ja millegi poolest king pitsitab, siis me tahaksime, et see king enam ei pitsitaks ja me tahaksimegi lahti saada sellest soovimatust käitumisest. Aga noh, see ei käi nagu nips-niuhti, sest et koerad on elusolendid ja lisaks sellele, et nad kuidagimoodi käituvad, et me ei muuda seda nagu lihtsalt, et kirjutame koodi ümber ja siis hakkab programm teistmoodi jooksma. Et see ei käi niimoodi nipsust. Just ja Et vahest see, eks ole, see käitumine isegi kaob ära, aga tegelikult looma heaolu seisukohast me ikkagi peaksime küsima, et kuidas see loom ennast selle käitumise juures nüüd tunneb, et saime lahti sellest, aga ja mul on üks päris tore näide mhm. tegelikult soovimatust käitumisest lahtisaamisest. Käis mul kunagi koolituses kutsikakoolis. Seal käivad mul 2–4-kuused kutsikad, käis üks samojeedi kutsikas, kelle pererahvas ei tahtnud, et noh, suur loom ja karvane ka, et magamistubade piirkonda teda ei taha. Arusaadav, väga okei. Ma soovitasin panna värava ette trepile ja siis siiski järgmises tunnis peremees oli väga rõõmus, et kutsikas ei proovi enam trepist üles minna, sest sai teda paar korda kurjalt keelatud. Ja ta oli tõesti siiralt rõõmus ja see on arusaadav, sest et kui meie teeme midagi, millel on hea tagajärg meie jaoks, siis tundub, et töötab ja nii äge on. Aga millega see asi siis edasi läks, oli see, et kui kuts kasvas ja nad tulid jätkukoolitusele, siis see kutsikas vaatas treppi. 3. korrusel oli koolitusruum ja ta ütles, et ei, siit mina üles ei lähe, see ei ole minu jaoks. Ja siis me pidime hakkama tegelema uuesti koera trepist üles käimise õpetamisega. Et see vahel selline kiire nips-niuhti lahendus, noh, mina ütlen tavaliselt, et see maksab kätte meile. Me veel ei tea, kus ja kuna, aga see tagasilöök tuleb. Ja, ja kui valus, seda me näeme ka pärast. Seda Jah, me ette ei tea. mida tihtipeale, eks ole, me kohe ei saa aru, et asjad tulevad järelemaksuga, et me ei maksa võib-olla kohe, aga siis mõnes teises kontekstis. Ja sama on tõenäoliselt ka igasuguste rihmast tirimistega, millest jah, mõned inimesed ütlevad, et saab 2 kuuse kutsikaga, eks ole, 2 päevaga lahti ja siis, kui meil on vaja entusiasmi ja rõõmu mõnes teises kontekstis, siis see ettevaatlik kutsikas ei ole enam see, keda me sooviks seal teises kontekstis.
jah, ja see ei ole isegi mitte nagu noh, et see võib olla nagu ilu küsimus, eks ole, et kas ma soovin näha nüüd entusiastlikku kutsikat ja siis rahulikku kutsikat, vaid see on ikkagi, see peegeldab ju selle kutsika meeleseisundit ja mul on alati ka küsimus, et kui me neid selliseid valuvõtteid kasutame või valusaid või hirmutavaid võtteid, siis siis kas meil on meeles, et me võtsime, noh, et milleks me selle looma võtsime, et kas me võtsime, kui me võtsime selle looma sõbraks, siis sõpradega ei tehta, ei käituta inetult minu arust. ja, ja loomade puhul on, noh, loomadel on ka õigus olla, elada valuvabalt ja hirmuvabalt. ja see käib ka õpetamise juurde ja meil on võimalik treenida neid sõbralikult nii ja, ja ja hästi läbimõeldult. just ja tegelikult üks suur aspekt on ka see, et meie koerad ei ole tegelikult meid valinud. jah, et et nad just minu või sinu või kellegi kolmanda perre on sattunud, see ei ole olnud nende valik, et selle valiku juures on ainult inimesed olnud. ja ja siis see on asi, ah ja räägi, räägi, ei, räägi. et siis see tundub nagu eriti ebaõiglane. ja, Et sa pole valinud ja siis sulle tehakse valuvõtteid, sest sa ei oska selles keskkonnas hakkama saada. ja, ja noh, ja seal ongi lõpuks sageli see, et noh, ma pean nagu küsima alati, et noh, et millised on inimese oskused neid asju õpetada koerale, mida tal on vaja, et milliseid oskuseid on sellel koeral konkreetses keskkonnas elamiseks vaja ja kas inimesel on oskused selle õpetamiseks. ja siis noh, sageli tegelikult tulebki hakata ju inimest õpetama, enamasti tuleb mul hakata inimest õpetama, et inimene oskaks koerale õpetada ja et inimene õpiks nägema seda, milliseid nõudmisi üldse tegelikult see tänapäeva noh, 21. sajandi linnakeskkond, kus väga paljud koerad elavad väga tihedalt koos, et milliseid nõudmisi me koerale paneme ja et tegelikult noh, kui palju meil inimestena läheb nagu radari alt läbi, et noh, see on normaalne, et see on ju noh, motikas sõitis mööda ja väikeste kollaste nendesamuste helkurvestidega kamp tuleb ussi küljes kõndides, eks ole. et iseenesest väga nunnu ju, väga nunnu vaatepilt, aga see, et su koer läheb selle peale täiesti pöördesse, et noh, mis siis on väiksed lapsed ju, koera jaoks ei ole, mis siis on väiksed lapsed ju, et see kõik, noh, ja neid kõiki asju võib saada lihtsalt nii palju, sõltub sellest, kui tundlik su koer ka on. ja et noh, et kas meie üldse tähele paneme, mis meie koer oluliseks peab selles keskkonnas, et seal on nagu palju-palju asju, mida me inimestena ja koerainimestena saame õppida. Mhm. Ja oled sa nõus minuga, me alustasime ka oma juttu sellest, et noh teoorias on võimalik ka hästi ruttu käitumise muutus saavutada, aga tegelikult pikas perspektiivis see on kasulikum ehitada vundamenti niimoodi kivi kivi haaval, tasahaaval ja looma edasiminekut Et arvestades. ärme hakkame maja ehitama katusest. just. tahad sa küsida? et kas ma olen sinuga nõus, et maja ei ole mõistlik ehitada Mhm. katusest? jah, ma just. olen nõus. ja minu arust nagu esiteks peaks tekkima usaldus omaniku ja omaniku või noh, inimese ja koera vahel. Siis peaks selle usalduse baasil neid emotsioone oskama inimene reguleerida ja aidata koeral emotsioonidega toime tulla, sest emotsioonid mõjutavad käitumist ja siis me alles saame käitumisega tegeleda. ja see võib käia kõik paralleelselt, et see ei pea olema nii, et esimene aasta ainult usaldus ja teisel aastal emotsioonid. aga et me ei saa nagu eeldada, et koer nipsust muutub sõnakuulelikuks, kui me tahame või kui keegi teeb temaga midagi, mille peale ta siis lõpetab käitumise, mis on väga halb variant. jah, ja tegelikult ei taha me siin ju ka öelda, et kiired tulemused alati on halvad, et tegelikult mingi lihtsa triki õpetamine ongi lihtne ja tulebki lihtsalt ja on tore, aga kui me jah, mõtleme sellistele põhjapanevatele igapäevaelu äh, äh, nagu olukord. mõjutavatele
mõjutajatele. Et siis ikkagi anname aega ja võtame natuke oma ootuseid vähemaks. Mina ka ja rääkisin üks päev ühe kutsika omanikuga, kes plaanis oma vanemad koerad ja kutsika kokku lasta umbes aastases perspektiivis. Väga hea plaan. Ja kuna tema ootused olid nii madalad, siis juba 1,5 nädala pärast olid need koerad koos. Ja eks ta kipubki nii olema, et mida rohkem me nõuame ja ootame, seda kaugemale see tulemus liigub ja mida heldemad me oleme, mida vähemad on meie ootused, siis üllatuslikult võivad need tulemused tulla isegi palju-palju varem. ja ma olen ka seda tähele pannud, et kui on ikka hirmus kiusatused, aga ma nüüd juba kohe pean, sellepärast et noh, mingi tähtaeg on tulemas, eks ole, et siis me kipume tegelikult koera võimekusest üle sõitma oma treenimisega ja oma nõudmiste seadmisega. Et või noh, või kasvõi see, eks ju, et kui me harjutame näiteks küüntelõikust ja koer uriseb, kui ma küünetangidega lähen enda käpale, siis esimene vastuväide on see, et me ei saa ju, noh, me ei saa ju arvestada sellega, sest küüsi on vaja lõigata ju. Ja siis me teeme asju ja küüsi ongi vaja lõigata. Aga et noh, mis me siis teeme selle urisemisega? Ja samas noh, et kui me karistame seda, mis on ju üks viis käitumisest lahti saada, karistame urisemist, noh Siis me siis ju järgmisel saab, päeval saame hammustamise. siis võib saada järgmisel päeval hammustada just. Sest et seda hoiatussignaali ju enam ei ole. Ja kui me, noh, seal ongi sellistes olukordades tegelikult ongi vaja nagu selliseid loovaid lahendusi, et okei, küüned on vaja ära lõigata ja ma ei saa seda praegu sel viisil teha, aga kuidas me siis saame need küüned lühemaks? Ja tegelikult loomatreenimise maailmas on väga-väga palju väga-väga loovaid lahendusi välja mõeldud selleks, et midagi mingil viisil saaks need loomaküüned lühemaks. Lihtsalt neid tuleb vaadata, mis minu koerale nagu sobiks või saaks. Ja variant on ka see, variant ongi see ka, et ma praegust käin ja keegi professionaal teeb selle protseduuri ära ja mina harjutan kodus edasi. Et see on ka täiesti okei variant looma jah, seisukohalt, sest muidu ma lihtsalt ju jah, rikun seda, absoluutselt. noh, mürgitan seda treeningu olukorda. Nii see on ja tegelikult noh, iga selline eraldi teema, sellest saaks tunde rääkida, aga ma võtan nüüd selle jutu kokku just, et selle asemel, et ruttu-ruttu tahta mingi probleem ära lahendada iga hinnaga, meil oleks ikkagi hea küsida, kuidas see loom ennast selle käitumise juures tunneb ja milliseid jah, loovaid lahendusi, nagu sa just ütlesid, me saaks kasutada. Ja kutsungi üles nüüd teadliku koeraomaniku lehe lugejaid meile mõne loo võib-olla siia video alla kirja panema, et kuidas te saite mõnele murekäitumisele loova lahenduse. Et Ja ma arvan, et noh, selliste lugude jagamine võib olla ka väga rikastav, et inimesed on väga loovad. nii on. Aga kohtume sinuga jälle, et tore oli näha. Ja, väga tore oli.